Tere tulemast! Tegemist on väga tõsise ja väga olulise programmiga. Ja nagu sa arvatagi oskad, algas minu märtsikuine ülesanne hommikul. Minu lõbusat hommikut katkestas sõnum minu peeglis. Nele, sinu tänane ülesanne on valmistada 4 asja käepärastest vahenditest. Päeva lõpus saad hinnangu 10 palli skaalal. Uue ülesande saatis mulle loomulikult Agent B. Ja ma pidin kõik need sõnumid läbi scrollima ja mis kõige hullem, läbi lugema. Esimene asi. Suitsuanduri kontrolli pulk. Kirjas oli väga pikk jutt, aga põhimõtteliselt pidin tegema suitsuanduri kontrollimise pulga, mida iganes seega tähendab. Ülesanne koosneb ülesannetest. Teeme ära. Minu mõte oli leida mingi pikk asi, millega ma saan lage puudutada. Ja ma leidsin enda vanaema väga vana mingi joonlaua. Suitsuanduri nupu vajutamiseks ma leidsin ühe pliiatsi, mis on nagu siis see teravam ots. Ja ma värvisin kogu selle pulga ilusasti ära, et ta oleks nagu näeks välja ka normaalne. Siis kuldsed otsad teevad kogu selle pulgakese uhkemaks, kaunimaks ja kui ta mul kodus ongi, siis ta võib ju mul ilus ka välja näha. Pulk töötab. Teine asi, hädaolukorra kott. Jällegi pikk jutt, aga põhimõtteliselt pidin kokku panema koti, millega ma saaksin siis hädaolukorras nagu hakkama. Näiteks kui on mingi maavärin, üleujutus, zombid tulevad või sõbranna kutsub varahommikul rappa matkama, siis ma tean, et mul on kõik asjad olemas. Esimeseks asjaks ma valisin kotti kõige olulisema. Vesi, taskulamp, akupank, taskunuga, nöör, veejoogi tops või siuke värk, et mul oleks nagu mõnusam vett juua, vihmakeep, prügikotid ja ilusad mummulised kindlad. Teiseks tähtsaks asjaks on ju toit ja minu mõte oli see, et valida toit, mis ei lähe riknema, ta säilib hästi kaua, igasugused kuivained, konservid, purgid, herned, tuunikala, oad, frikadellisupp, mesi, kiirnuudlid, soolapulgad, soolapähklid, kaeraküpsised, veel küpsiseid, batoonikesed, iselaustuv kohv. Kolmandaks on väga oluline osa hügieenitarbed. Salfakad, antiseptik, sidehaavade sidumiseks, plaastrid, hambahari ja hambapasta, tavaline seep, väikerätik ja väga oluline naiste hügieenitarbed. Lisaks ma võtsin ühe pleedi, et näiteks kui ma olen kuskil õues, väga külm on, siis ma saan selle nagu peale tõmmata, ma saan selle peale istuda ja ma sain selle enda seljakoti külge niimoodi ilusti klammerdada. Kolmas asi. Konservi avamine avajata. See ülesanne oli paras pähkel.
sest et varasemalt ma olen konserve avanud nii, et kõik on mingid pläga täis. Aga netist ma vaatasin õpetust ja tuleb see konserv ümber pöörata ja vastu siledat kivi nühkida. Mina kasutasin siis asfalti ja nühid räigelt kaua, nii kaua, kuni sa hakkad nägema sihukest väikest pilukest. Ja nii tuleb see gaas väga ilusti ära, kui sa oled kõik ühtlaselt ära viilinud, siis see gaas nagu hüppab lahti. Ja kui ma selle konservi avamiskaadri tegin, siis ma tegelikult olin selle tuunikala juba seest ära söönud. Neljas asi. Kõik, mis hiilgab, ei ole kuld. See oli nüüd küll mingi trikiga ülesanne, sest ma pidin põhimõtteliselt ise välja mõtlema, mida see tähendab. Ja selleks ma valisin teha kalliskivid, mis ei ole üldsegi tegelikult kalliskivid. Selleks ma võtsin seebi aluse, mis oli läbipaistev selline seebimass. Ma lõikasin need tükkideks. Ja sulatasin veevannis. Esimese kihi kallasin ma täiesti läbipaistvana alusesse. Teise kihi jaoks panin natukene värvi. Ja kallasin tahenenud esimesele kihile peale. Ja vahepeal vajutasin pulgaga, et kogu see asi jääks nagu ebaühtlasem ja huvitavam. Edasi lisasin aina rohkem värvi järgmisteks kihtideks. Ja et kalliskivikene ikkagi sädeleks, siis ma panin sädelust. Kalliskivide tegemisel ongi kõige lahedam osa selle lõikamine, see on nii mõnus ja need kalliskivide kujusid saab nagu ise välja mõelda. Kõik minu ülesanded olid täidetud ja ma ootasin hinnangut. Suitsuanduri pulk 8 punkti. Hädaolukorrakott 5 punkti, sest ma unustasin täielikult ära sööginõud, nugakahvel, lusikas, pott, mille sees seda suppi näiteks teha, pluss mul oli vett liiga vähe. Konservi eest sain 9 punkti ja kalliskivide eest 10 punkti. Nii et keskmine hinne kõik kokku arvestades tuli 8 punkti, mis pole üldse paha. Oled läbinud ülesande. Hästi, agent B. Ma sain enda ülesannetega hakkama. 4 tükki. Tunne oli selline, nagu oleks tagasi koolis. Õpid nagu mingeid asju, mida kas mul üldse kunagi vaja on, aga no vähemalt on mul need teadmised olemas ja ma tean, et ma olen millekski võimeline ülesannete täitmiseks, eks ju. Okei, selline oli minu ülesandepäev ja nüüd ma lähen edasi enda tühjade diplomite läbi sirvimisega. Vabandage mind.